Mina olen Mirjam. Enamuse ajast siin majas ma seda tööd ei tee. Ma enamuse ajast siin majas õpetan neid üliõpilasi, kes on tulnud siia IT-d õppima. Ma õpetan neile programmeerimist, õpetan neile, kuidas andmebaase teha ja nende eest hoolt kanda ja ma õpetan neile, kuidas üldse ülikool ja asjad käivad. Ja siis on kuidagi juhtunud niimoodi, et alati, kui meile tulevad külalised, siis mind kutsutakse külalistega ka rääkima. See ettekanne on needsamad slaidid, mis ma enamasti kõigile külalistele ette kannan, aga üritame need mahutada niimoodi selle 15 minuti sisse, nii et te saaksite küsimusi ka küsida. Et vahepeal ma klikin üle ja vahepeal me oleme mõne koha peal natuke kauem. Nagu Marina siin juba rääkis, et IT tutvustamisel õpetajad või inimesed kipuvad hakkama tegema seda, mis kõik õpetajad teevad. Et matemaatikaõpetaja on nagu mitte midagi tähtsamat ei ole kui matemaatika ja keemiaõpetaja on nagu mingi kogu universum on tegelikult keemia ja võib-olla su hispaania keele õpetaja on nagu tegelikult inimesed, kes ei oska hispaania keelt, tegelikult nad ei saa maailmas kunagi hakkama. Ja mina üritan teile öelda, et ükskõik, mis sa teha tahad, IT on see, millega sa saad seda teha. Ükskõik, kuhu sa minna tahad, ükskõik, millist maailma sa tahad muuta, ükskõik, mis laadi ettevõttes sa töötada tahad, sa saad seal IT-d teha. Et see on selline haridus, sellised oskused, mida sul läheb igal pool vaja ja mis leiavad igal pool kasutust. Ja minu arvates need on veel sellised oskused, mis toovad rõõmu ka. Mulle tundub. Nii, meil on ülikool on selline kummaline, ma teen natuke siia poole, see paistab silma, ülikool on selline kummaline, nagu üksteisesse sisestatud nukukeste süsteem. Need on ülikool ja siis ülikool jaguneb valdkondadeks, neid on sellised 4 ja siis valdkonna sees on instituudid. Me oleme täna arvutiteaduse instituudis. Instituudi sees on töörühmad. Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi töörühmad, uurimisrühmad ja laborid on kõik selliste nimedega siin kirjas. See võiks näidata, et need asjad, mida me siin instituudis teeme, mida arvutiteaduses tehakse, on hästi mitmekesised. Ja me võime teha sellist minu proovile panemise testi. Nimeta siit üks uurimisrühm, vaatame, kas ma tean peast, mis nad teevad. Värkvõrk. Minu arust see värkvõrk oli vanasti asjade internetiks nimetati. Et see on seda laadi uurimisrühm, mis tegeleb nende küsimustega, et kuidas me paneme seadmeid sellistesse kohtadesse, kus tavaliselt seadmeid ei ole. Et võib-olla sul on kodus selline seadeldis, et sa tuled koju ja sa paned telefoni laua peale ja selle peale, et sa panid telefoni laua peale, magamistuba hakkab kütma, kohvimasin hakkab tööle. Või vahel see on seotud sellega, et millised andurid on mingisugustes ruumides selle jaoks, et mõõta näiteks CO2 sisaldust, et teada, kui kõva ventilatsioon peab olema, et selline nagu võrku ühendatud objektid, mis ei ole tingimata nagu kasutajaliidesega arvutid, aga mingisugused nagu suure võrgu osad. Nii, nimeta veel üks töörühm, ma tulen siia poole vahepeal ka, siis siit poolt ka vaadata. Vaatame, kas ma tean peast, mis see on. Nemad on jumalast toredad. Actually, neil on need virtuaalreaalsuse prillid, neil on neid erinevaid generatsiooni ja nad hangivad endale kogu aeg neid kõige uuemaid ja vägevamaid. Ja nad tegelevad virtuaalreaalsusega. Virtuaalreaalsuses on igasuguseid lahedaid asju, küsimusi, mida lahendada, kuidas seda teha usutavaks ja veenvaks, kuidas seal saab luua keskkondi mitte ainult mängimiseks, vaid ka õppimiseks, et simulatsioonide kogemiseks. Ja seal ka kas selles samas rühmas nad ka uurivad seda, et kas mõnikord saab virtuaalreaalsus vaimset tervist parandada või vaimse tervise probleeme. Ükskord ma olen seal käinud ühes nende katses, see oli väga cool, neid prillid ees, istusin korvtoolis, vaatasin vägevaid asju. Ja, nii, igatahes, neid on hästi palju, vedas mul täna, et te nimetasite 2 tükki. Vahel ma lihtsalt ei tea peast, mis need on. Täna hommikul ma just vaatasin järele ühte nendest. Jah, meil on väga palju cool inimesi, kes tegelevad väga palju erinevate asjadega. Tavaline turundusslaid Tartu Ülikool, väga hea ülikool, ütleb keegi, kes on käinud ainult Tartu Ülikoolis. Ja räägime sellest. Ülikooli või tähendab meie juurde õppima tulla on hästi tore. Üks toredatest asjadest, mis meie juurde õppima tulemisel on see, et sa tuled meile õppima, viskame sind kohe läpakaga. Me ostame iga aasta uued arvutid ja anname uutele üliõpilast ilma kleepsud, et ise selle mure lahendad ise. Alguses nad tulevad täiesti ilma. Kõigile üliõpilaste arvutid, et sul oleks töövahend kohe olemas, et sa ei pea omama isiklikku arvutit. Kui sul oli plaan oma vanematelt välja pressida isiklik arvuti enne seda, siis nüüd sa saad midagi muud neilt välja pressida, sest arvuti me anname kõigile õppijatele. Meie erialal on ülikooli suurimad stipendiumid ja meil on hästi tore õppehoone.
Et ma ei tea, kui palju siin on neid, kes on teistes ülikooli õppehoonetes käinud, et ülikooli õppehooned saavad olla väga erinevad. Osa on hästi vanaaegsetes hoonetes ja siis see kaasaegsus on siuke kohandatud hoonesse sisse. Meie hoone on juba planeeritud kaasaegseks, et see pärast te näete ka see üliõpilaste ala on hästi tore. Meil on hästi ilusad arvutiklassid, meil on palju valgust, palju ruumi. Nii, inimesed, kes on meie juures õppinud, satuvad igasugustesse kohtadesse tööle ja teevad igasuguseid asju teoks. Siin on väike valik nendest ettevõtetest, kus meie vilistlasi leidub. Siin on ka selliseid ettevõtteid, mis enam ei tegutse, nagu Skype näiteks. See ei ole ebaõnnestumine, Skype oli väga edukas ja need inimesed olid väga edukad ja nad õnnestusid väga hästi. Mõnikord on edukad asjad ka sellised asjad, mis algavad ja lõppevad. Kõik edukad asjad ei pea igavesti kestma. Ja siin on selliseid ettevõtteid, mille kohta sa ei arvakski võib-olla esmapilgul, et seal on liiga palju IT-d, võib-olla näiteks Swedbank võib-olla tundub või ma ei tea, kui palju on IT-d Boltis, tegelikult väga paljust. Ta on igal pool, vaata, ta poeb igale poole. Ja siin on palju selliseid ettevõtteid, mida sa võib-olla näed esimest korda. See on sellepärast, et väga palju IT-ettevõtteid teeb tooteid mitte tänaval kõndivale tavalisele kliendile, vaid tooteid teisele ettevõttele. Et näiteks ma kujutan ette, et Go to and Play, ma ei tea, kas nemad teevad või? Okei, ütlen midagi, mille kohta ma olen natukene enesekindel. CGI võib näiteks teha mingisugust toodet Swedbankile. Ja nagu nende vaheline toote loomine, müümine ja ostmine leiab aset nii, et sina seda üldse ei märkagi. No võib-olla Bolti reklaamikampaaniat sa näed või Swedbanka oma, aga ettevõtete vahelisi tehinguid toimub ka hästi palju. Et vahel hästi sage on see, et sa räägid inimesega, kes töötab IT-s ja sina tegelikult otseselt ei osta seda toodet, mida tema valmistab, mille kallal tema töötab. Nii, natuke tudengielust ka. Meil on siin väga toredad pildid. Selle pildi peal on meil, ma arvan, et see on tudengiprojektide võistlus, mida meil korraldatakse iga aasta. See on väga tore võistlus, kui tudengid teevad oma kursuse jooksul mingisuguse projekti, siis soovitatakse sellised projektid, mis hullult hästi välja kukkusid, panna võistlusele. Võistlustel on rahalised auhinnad ja kogu see läbu ja inimestega suhtlemine seal on minu arust üks toredaid osasid sellest võistlusest. Ja seal saab teada ka, mida teistes kursustes teinud on, milliseid projekte, milliseid lahendusi, milliseid probleeme nad on ära lahendanud. Siis see on karjääripäev, see nüüd ei ole meie majas, see on meil siit sinna üle tee ülikooli spordihoones. Karjääripäev on see selline üritus, kuhu tulevad IT üliõpilastele tööd andvad ettevõtted ja üritavad neid endale ära sebida. Ja see on hästi tore koht, kus käia IT-tudengina, sellepärast, et kõik tahavad sulle kommi anda, kõik tahavad teada, mis sa maailma asjadest mõtled. Siin on meil see on äkki, kuule, see on siin samas selles koosoleku ruumis pildistatud, see on üks tavaline töörühma koosolek. Raul teile seletab midagi hullult tähtsat asja. Ja siin on natuke rohkem propse on kui tavalisel koosolekul. Tavaliselt on koosolekul laua peal ainult arvutid. See on meie kõige suurem auditoorium, siin on sügiseti meil loengud, mina teen siin loenguid. Ja see on vist ESKAS, see on suvine arvutiteaduse suvepäevad. Nii, tavaline promoslaid, meil on väga hea instituut, meil on väga head asjad, meil toimuvad kuulid üritused ja Tartu on parem kui Tallinn, ütleb keegi, kes on eluaeg ainult Tartus elanud. Tartu on väiksem kui Tallinn, Tartus saab igale poole jala kõndida. Tartus sa teed ühel õhtul rohkem kui ühe asja, sa saad minna pärast kooli trenni ja siis trennist sõbra sünnipäevale ja siis sõbra sünnipäevalt veel klubisse ja siis jõuda kellegi korterisse. Oi, te vist ei pidutse mind. Tähendab, sa jõuad hästi paljudesse kohtadesse, sest Tartu on väike ja armas ja sul ei kulu liiga palju aega, et ühest kohast teise liikuda, sest igale poole jõuab jalgsi väga mõnusalt. Ja meil on väga hea tudengiselts, ma loodan, et tudengid sellest tahavad rääkida teile. Jah, natukene on siin, kui sa mõtled, kuhu õppima tulla, kas Tallinn või Tartu, siis võib sulle tunduda, et Tallinnas on rohkem valikuid, aga see on ainult sellepärast, et Tallinnas on need valikud ilmutatud kujule, nähtavaks tehtud juba õppekavade valikuga, aga Tartus me oleme sellist asja teinud, et sa tuled õppima midagi arvutitega seoses, mis on informaatika, nii. Ja siis informaatikat õppima tulles sa teed valiku nende moodulite vahel selleks, et oma õppekava teha enda jaoks. Ehk siis siit sa saad valida 2 tükki või siis ainult ühe ja teise välja vahetada millegi vastu. Seega neid kombinatsioone, kui palju erinevaid õppekavasid sa saad endale meie juures kokku panna, on palju rohkem kui
Tallinna 6. Ma olen suhteliselt kindel, et 5-2 kaupa kombinatsioonid on rohkem kui 6. Noogutused, okei, väga hea. Nii. Jah, nüüd ma kütsin liiga kiiresti läbi ja Marianne tahtis, et ma räägiksin teile sellest, kuidas IT ei ole ainult üksinda arvuti taga istumine. Ma loodan, et see pilt natukene iseloomustab seda, et IT ei ole ainult üksinda arvuti taga istumine. Tarkvara ei ole niisugune asi, mida inimene üksinda hakkab tegema iseenda jaoks. See tundub suhteliselt loogiline, kui sa natuke selle peale mõtled. Et enamasti inimesed, kui nad teevad tarkvara, siis nad teevad seda kellegi teise jaoks, kellegi teise rõõmuks või heaks, kellegi teise mure lahendamiseks ja nad enamasti teevad seda kellegagi koos. Teevad tiimis, teevad kellegi juhendamisel, kellegi toetamisel, kellegagi läbi rääkides. Ma eile just rääkisin oma sõbraga, kes töötab IT-ettevõttes ja ma küsisin, et kas AI võtab su töö varsti ära, siis ta ütles, AI võtab mu töö ära, siis kui AI võtab sinu töö ära. Et tema töö sisaldab hästi palju seda, et müügiinimene ei tea tehnilisi piiranguid. Su ettevõtte juht läheb suure fantastilise ideega ja sina saad tema soovid pöörata selleks, mis tegelikult võimalik on. Et hästi palju IT-tööd on teiste inimestega suhtlemine, koostöö otsimine, kesktee leidmine. Loodetavasti tänased töötoad ka iseloomustavad seda väga hästi. Et selles ei ole, hästi palju tudengid tulevad selle ootusega, et äkki ma saan täiesti üksinda töötada, kõik jätavad mind rahule ja keegi ei puutu minusse mitte kunagi. Et see on hästi harv. IT-s on võimalik selliseid karjääre ka pidada, kus sa oled kogu aeg üksinda ja keegi ei puutu sinusse kunagi. Aga levinum IT-töö on selline, et sa oled inimeste kõrval, inimeste juures, inimestega koos, ülesanded tulevad kellegi käest, sa lükkad need ülesandeid tagasi lähtuvalt oma teadmistest, sa ehitad midagi kellegi jaoks, see läheb kellegi teise kätte kontrollimiseks, ülevaatamiseks, täpsustamiseks. Et see kõik on sellises seotud võrgus. Nii. Ma arvan, et me võime nüüd küsimusi hakata võtma. Ma panen oma taimeri kinni. Väga excited sellest, et te siin olete, siis ma natukene hirmus. Nii, tuleb saalist hea küsimus. Jah. Kuidas näiteks on meditsiiniga seotud? Kuidas on IT meditsiiniga seotud? See on suurepärane küsimus. Ma panen kohe selle toreda slaidi ette. Nii, meditsiiniga seotud IT asjad on, seal on mitu suunda, kus meditsiin ja IT on seotud. Esimene mis mulle kõige esimesena pähe kargab, on bioinformaatika. See on siis selline haru, mis peamiselt tegeleb geeniandmetega. Et kui te olete bioloogiatunnis lugenud või õppinud selle kohta, et inimese genoom on hästi palju andmeid, seal on hästi palju andmeid ja seda ei saa tegelikult käsitsi keegi analüüsida. Sa ei saa lihtsalt seda nagu välja kirjutada või nagu isegi Excelisse selle panemine on natukene nukker. Siis bioinformaatika ongi see haru, mis võimaldab geeniandmeid niimoodi analüüsida, et me saaksime sealt mingisuguseid väärtuslikke otsuseid või väärtuslikku infot selle kohta. Et võib-olla osa teist on juba nii vanad, et saavad geenidoonorid olla, et geenidoonorite programm on näiteks üks nendest rakendustest sellele. See aitab, geenide analüüsimine aitab meil näiteks teada, millistel haigustel on geneetilised komponendid, kui me teame, et inimese geenid kannavad mingisugust riskitegurit mingile haigusele, siis tänu käitumise või tervise mingi muudatusele ta saab ära hoida selle päriselt haigeks jäämise, kuigi ta riski enesest kannab. Teine koht, kus meil on informaatika ja meditsiin seotud, on üldine rahvatervis. Et isegi kui me ei vaata geeniandmetesse sisse, kui me vaatame lihtsalt terviseandmeid, millal inimene haigeks jäi, millal ta arsti juurde läks, milliseid rohtusid ta sai, kas ta neid rohtusid võttis, millised sümptomid tal olid, et see on jälle hästi suur kogus andmeid, millest keegi peab mingisuguse mõttena välja pigistama. Ja sealjuures hästi aitab kaasa see, et need inimesed, kes nende andmetega tegelevad, et neil on kas huvi või ka teadmised natukene meditsiinist. Et sageli meile ka tulevad need inimesed, kes töötavad meditsiiniandmetega, need töötavad koos arstidega või bioloogidega või vahel inimesed õpivad alguses bioloogiat ja siis tulevad meie juurde. Aga tavaliselt neil on juba siis selline väike IT või andmete teadmine taga. Ja siis üks tore viis, kuidas meditsiin ja IT on seotud, on see, et kui sa võtad röntgenipildid või mingisugused proovipildid, et hästi palju meditsiiniandmeid on pildid. Ta oled röntgenpilti kindlasti näinud.
milline välja näeb. Suhteliselt siuke udune hämu, on ju. Ja arste treenitakse hästi palju aastaid, et nad oskaksid sellest udusest hämust öelda, et kas see on nagu probleem või ei ole, kas ma peaks selle inimese katki lõikama sealt selle hirmsa tüki välja võtma või mitte. Ja ükski arst ei saa oma elu jooksul läbi vaadata nii palju pilte, kui palju pilte suudab läbi vaadata arvuti. Ja selle jaoks on täiesti ettevõtted, mis tegelevad sellega, mis on välja kasvanud meie instituudist, mis tegelevad sellega, et masinad aitaksid inimestel paremini diagnoosida haigusi, mida diagnoositakse vaadates pilte. Ja masinad on selles suhteliselt head, nad aitavad inimesi väga hästi. 3 rakendust, mis mulle praegu pähe tuli, kindlasti on veel. Nii, küsi veel midagi. Nii. Praktilist osa pakkaõppes näiteks krüptograafias. Üks päev meil oli just mingisugune õppekava koosolek, kus keegi ütles, kas IT-s ei ole lihtsalt kõik praktiline. Et nagu see, kui sa harjutad millegi tegemist, siis sa kohe teedki mingisugust mitte päris ellu rakendavat ülesanded, aga rakendusülesanded sa hakkad tegema üsna kohe. Meil on õppekavas on tublisti olemas selline, ma lähen valele poole, selline tubli asi, nagu seda on praktika ja ettevõtluse moodul. Kui sa oled eriti krüptograafia huviline, siis on variant, et sa proovid saada sellisele praktikale ja sa saad selle ettevõttes praktika tegemise tõlkida ainepunktideks ja see juba täidab sinu õppekava. Meil on palju valikaineid, osa lähevad spetsiifilisemaks ja täpsemaks. Need inimesed, kes tegelevad näiteks digiallkirjaga või e-valimistega, need inimesed on siin seal üle selles samas hoones meiega koos ja meil on nendega tihe koostöö ja osa nendest õpetavad siin majas ka. Et see ei jää täiesti teoreetiliseks, et sa võtad Helgeril natist kinni ja ütled, kas see allkiri on ikka päris? Ja Helger seletab sulle selle asja ära, et siin on nagu, see ei jää päris teoreetiliseks, et see nagu ikkagi, kui sa tahad teoreetiliseks jääda, sellised inimesed on meil ka majas olemas, aga ei pea jääma teoreetiliseks. Küsi veel midagi? Tegema. Meil on 4 minutit, me jõuame täpselt ühe küsimuse veel. See nende töörühmade juurest. Arvutuslik neuroteadus. Arvutuslik neuroteadus. Oota, nii tagasi peab minema selle jaoks. Arvutuslik neuroteadus. Need on need ennad, kes on hästi palju psühholoogia inimesi tööle võtnud siia. Ja kas see on Jaan Aru rühm või see on Rauli rühm? See on Jaan Aru rühm. Ja, mõlemad koos. Ja, see on see rühm, kus sa Jaan Aruga saad päriselt koos töötada, kui sa tubli oled ja tahad. Ja, need on inimesed tegelevad ajuandmetega. Ajust saab igasuguseid väga cool andmeid välja mõõta ja nuputada selle üle, et mida see kõik tähendab ja kuhu see viib. Üks asjadest, millega Jaan Aru tegeleb, mida on hästi raske uurida tegelikult on see, et kuidas inimene, kes lahendab mingisugust keerulist ülesannet ja kui ta seda keerulist ülesannet lahendades ühel hetkel tuleb talle, see, tead, kas sa oled seda kogenud, on ju, sa nuputad, eriti minu arust matemaatika ülesannet lahendades, siin on andmeid puudu, mis toimub, ma ei oska, siin on, et nagu, mis ajus toimub ja mis aitab kaasa sellele, et sul tekiks millegi kallal nuputades. Aga nad ka tegelevad igasuguste muude ajuga seotud asjadega. Just eile ma nägin kolleegi, kes keksis ringi raamatuga, kus on tema kirjutatud peatükk, mis tegeleb sõltuvushäirete uurimisega. Aga seda saab ka teha ajuandmeid vaadates. Et igasugused kõik, mis inimeseks olemist puudutab. Jaan arvab, et see kõik tuleb ajust. Kolm minutit veel. Ma pean hakkama aeglasemalt rääkima. Kellelgi on selline küsimus, mis ta ei ole julgenud küsida, et äkki on rumal või äkki sellest juba räägiti. Ma räägin hästi kiiresti, võib-olla ma rääkisin midagi nii kiiresti, et sa tegelikult oleks tahtnud seda uuesti kuulda. Kellelgi on hästi tark küsimus, selline nagu mingisugune, et kõik on mingi, oh my god, nagu ma oleks tahtnud ise seda küsimust küsida, sellist nagu...
see oli päriselt kriitiline küsimus, aga tegelikult. Nii. Ma olin nii valmis. Aga mis eeldused sul peavad olema, et pakasse sisse saada? Pakasse sisse saamise eeldused. Me räägime sellest päeva lõpus uuesti, aga põhiliselt gümnaasium tuleb ära lõpetada. See on see, mis sul on pakasse sisse saamiseks vaja. Meie sisseastumiskriteeriumid nõuavad eesti keele eksamit ja matemaatikaeksamit. Matemaatikaeksamil on suurem kaal ja sellest täiesti piisab. Sa ei pea oskama programmeerida, kui sa tuled siia, me õpetame sind programmeerima, sa ei pea oskama arvutit kasutada, kui sa tuled siia. Hea on, kui sa oskad, aga kui sa ei oska, me õpetame sind arvutit kasutama ka. Ja kui sa tahad midagi enne juba teha, kui sa tahad juba hakata, kui sul juba praegu sügeleb, et tahaks juba natuke programmeerimisega tegeleda, siis sa võid seda teha ja siis on võimalik sisse saada programmeerimise eksamiga, mis toimub kevadel ja meil on olemas erinevaid programmeerima õppimise kursusi, mis on kooliõpilastele mõeldud ja akadeemilise testiga saab ka järgmine aasta sisse astuda või nagu nüüd see aasta. Sellel suvel saab akadeemilise testiga ka sisse astuda. Ja kui sa oled olümpiaadidel käinud või rahvusvahelistel või üle-eestilistel võistlustel, et need annavad ka sisseastumiseks. Mul tuleb selle kohta lõpus slaid ka. Aga peamiselt matemaatikaeksam, eesti keele eksam olemas. Küsimus, mis keeles toimub see programmeerimise eksam? Programmeerimise eksam on Pythonis. Ja sellega võib täitsa sisse saada? Jah. Täitsa võib sisse saada sellega. Gümnaasium tuleb ära lõpetada, ilma gümnaasiumita ei saa. Aga kui matemaatikaeksam läheb pekki ja eesti keele eksam läheb ka pekki, siis programmeerimise eksam kirjutab üle su gümnaasiumi lõputulemused. Siis piisab sellest, et sul on lõputunnistus olemas. Ja... Kas te võite sellest rohkem rääkida, kuidas see käib? Esimest korda kuuled. Mul praegu ei ole selleks aega, ma pärast lõpus räägin sellest uuesti, sellest sisseastumisest ja sellest vastuvõttu eksamist. Kui sul on hästi kiire teada, siis sa võid äkki programmeerimise eksamit guugeldades juba tuleb välja või cs.ut.ee. CS tähendab siis mitte Counter-Strike, vaid Computer Science, ut.ee. See on instituudi koduleht ja siis sealt saad vaadata sisseastumise kohta, kui kohe tahad teada, aga ma lõpus räägin ka. Kui guugeldad programmeerimise eksam, siis tuleb välja, jah.